Ma tegin selle video tänu sellele, et mul seda Patreonis paluti. Kui soovid ka mingit videot tellida, siis mine hakka Patreonis liikmeks. Lisaks leiad sealt kõik minu videod enne, kui nad kunagi üldse YouTube'i jõuavad. Kui me otsime mingi sündmuse toimumise tõenäosust, siis me põhimõtteliselt uurime seda, et mitmel korral juhtub see, mis me tahame, et juhtub, võrreldes kõigi nende teiste kordadega, millal seda asja ei juhtu. Näiteks ütleme, et oleme mustkunstnik ja meil on näiteks 3 valget jänest kübaras ja samal ajal meil on näiteks 7 musta jänest kübaras. Mis tähendab nüüd seda, et kui me tahame näiteks teada saada, et mis on tõenäosus, kirjutan, mis on tõenäosus, et tõmbame valge jänese. Mis on see tõenäosus? Siis mis me teeme? Soodsad võimalused ehk see siin on kõik need valged jänesed. Võrreldes siis kõigi võimalustega, kõik võimalused, mis on valged jänesed ja mustad jänesed kokku. Ehk siis kuidas me seda arvutame? Me saame arvutada niimoodi, et me võtame, ma kirjutan nüüd siia tõenäosus. Saada valge jänes. Nii, valge jänes, meil on 3 võimalust saada valge jänes, ehk need on need soodsad võimalused. Ja samal ajal kõik võimalused kokku on 3 pluss 7, sellepärast et mustad ja valge jänesed on mõlemad kübara sees. Ehk siis, mis me lõpuks saame, on 3 jagada 10. Ja see ongi tõenäosus saada valge jänes sellest kübarast. Väga sageli esitatakse tõenäosust ka protsendina. Protsent see on 100 osa. Ehk siis olukorras, kus me teeme seda asja 100 korda, siis mitmel korral meil on see võimalus siis seda soodsat juhust, seda valget jänest tõmmata. Ehk siis kui on 100 osa, see tähendab, et siin all peab olema 100. Kuidas seda saada? Siin puhul me saame lihtsalt 10 laiendada. Ehk siis me saame 30 ja 100. Ja see on väga lihtne, me näeme, et see on 30%. Ehk siis tõenäosus tõmmata valget jänest sellest kübarast, mis meil siin on 30%. Aga kui meil on mingisugune keerulisem ülesanne, ütleme näiteks, et meil on mingisugune rohelisi kuule. Rohelisi kuule on näiteks 13 tükki. Ja meil on ka näiteks roosasid kuule. Ja roosasid kuule on 20. Ja siis meil on ka veel helesiniseid kuule. Ja neid meil on, ütleme, 9. Ja siis küsitakse, mis on tõenäosus tõmmata sinine näiteks. Ehk siis jälle, mis me tahame teha? Tõenäosus on soodsad võimalused jagatud kõik võimalused. Soodsad võimalused meil on sinised, ehk sinised need on 9. Meil on 9 võimalust võtta sinine, sellepärast et rohkem meil neid kuule selle mütsi sees või kus iganes me neid tõmbame ei ole. Ja siis samal ajal kõik võimalused kokku on, meil on võimalik võtta üks 9 kuulist või meil on võimalik võtta üks sellest 20 roosast kuulist või meil on võimalus võtta üks nendest 13 kuulist. Ehk siis meil on mitmed võimalused. Ja nüüd meid see, et neid võimalusi on mitu, ei häiri, sellepärast et me kasutame põhimõtteliselt seda sama mõtet, ehk kõik võimalused liidame omavahel kokku ja siis üles jäävad need soodsad võimalused, ehk siis üles jääb endiselt 9 ja siis kõik võimalused kokku, 20 pluss 13, see on 33, 33 pluss 9, see on 42. Ja me võime seda ka lihtsustada ja siis me saame, ma saan 3 siin taandada, meil jääb 3 14. Ja nüüd, kui me tahame seda protsendina esitada, siis mis me saame teha näiteks niimoodi, et mõelda, et 14, see on 100% justkui, ja siis see 3 on meil x%, ehk me ei tea, mitu protsenti ta täpselt on, ja siis me kasutame võrdepõhiomadust selleks, et see x leida.
ehk siis me teeme 3 korda 100 jagatud 14-ga. Ja 3 korda 100, see on 300 jagatud 14-ga ja see annab meile umbes 21%. Umbes 21%. Ehk siis me saame öelda, et selle sinise kuuli tõmbamise tõenäosus on umbes 21%. Ma tegin kanalile Discordi. Discordi lingi leiate video kirjeldusest või YouTube'i kanali kirjeldusest.